tere tulemast kohvipausile ja täna on mõnus esmaspäev, väike päev ja mul on väga hea meel siin veebruari viimasel kohvipausil külalist tervitada. Nimelt Mari-Liis Lukk on tulnud meile külla ja Mari-Liis jagab meile väga olulist teemat ehk siis natukene kursuse loomistest ja just seda ka, et kuidas virtuaalsed assistendid võiksid mõelda selle peale. Sest et mingisuguseid mingites kliendisituatsioonides teha mingeid juhendeid, koolitusi, aga see on jällegi see koht, mida tasuks tähele panna ja mul on väga hea meel, et Mari-Liis meil on täna külas ja räägib põgusalt, mida tähele panna. Tere, Mari-Liis. Tere Õnnele ja tere tulemast kõik kuulajad. Aitäh hea sissejuhatuse eest. Võib-olla mul mõni oluline sõna jäi seal vahele, aga ma saan aru, ma nüüd saan alustada ja suurepärane, et lava on siis minu või siis tegelikult on see, et lava on tegelikult sinu, sellepärast et tõesti selle väga lühikese aja jooksul ma proovin nii kiiresti või siis et noh, tähendab tuua välja need kõige olulisemad sellised mõtted sellel väga-väga laial teemal. Ma võin rääkida tunde, ma võin rääkida nädalaid mul on väga mahukad koolitused, on ju, kuidas seda kõike üles ehitada, aga see ei ole see, mida sa praegu vajad. Ehk et lihtsalt mõtteks sellised 6 sammu sulle, et kui sul on tõesti ainult üks-ühele klienditööd ja sa tunned, et see 100% see sinu tulu sõltub ainult sellest sinu sisse pandud üks-ühele ajast, siis ma lihtsalt annan sulle sellised esmased mõtted. Ma ei väida sellega, et kõik peaksid hakkama tohutult veebikoolitusi tegema, kõik virtuaalassistendid enam üks-ühele teenust ei paku, et oi enam, et me nüüd kõik teeme veebis. Ei, ma näitan sulle lihtsalt võimalust ja ütleme, veebiäri strateegina näitan sulle erinevaid mudeleid ja võimalusi, mida sa saad selleks, et enda äri kasvatada ja tõesti, et me ei oleks, noh, ka palgatöö on üks-ühele ajast sõltuv, on ju, et meil oleks tänases maailmas lihtsam ellu jääda, kui meil on erinevaid sissetulekuallikaid. Nii et see on kogu see sõnum, mida ma tahan sulle öelda ja see, et mina lihtsalt aitan seda teha enda klientidel läbi siis veebikoolituse, see on lihtsalt üks väga paljudest võimalustest. Ja kirjuta kommentaaridesse korra selliseks arutluseks, mõtiskluseks sulle, et kas sa tunned ennast ära, kui ma loen sulle järgnevad sellised mõtted ette, et sa tunned, et sul on kalender on täis, tööd on hästi palju, aga tulud ei kasva. Või siis on see, et sinu sissetulek kõigub ja sa sõltud ainult paarist kliendist. No kes tunneb ära, on ju. Või siis see, et näiteks, et sa teed sul on erinevad kliendid, aga sa justkui alustad kogu aeg nullist iga selle sama kliendiga. Kuigi probleemid ja teemad on tõenäoliselt samad, on ju. Ja siis seesama järgnev siit, et kliendid küsivad üldiselt samu küsimusi. Et need murekohad ja nende vajadused on üsna sellised sarnased ja selline viimane mõte, et mida sa ise nagu kõige rohkem enda äris, et kui sa tunned, et see puhkus ja selline tempo mahavõtmine sinu jaoks tähendab seda, et sina saad puhata, aga tulud kukuvad. Nii et kui sina tunned ennast ära nendes sümptomites või sellistes sarnastes sümptomites, siis sa kindlasti peaksid seda laivi edasi kuulama ja korra selle aja maha võtma. Veel üks küsimus sulle. Mõtisklus, kui sa järgneva 30 päeva jooksul juhtub niimoodi, elu teeb sellise keerdkäigu, et sa ei saa teenindada mitte ühtegi enda klienti, kes sul praegu on virtuaalassistendina näiteks. Mis siis juhtub? Kuidas see mõjutab sinu sissetulekuid, kuidas see mõjutab sinu äri, sinu elu? On sul mingi plaan selleks?
ja see ei ole, selle üle võib lihtsalt nagu, selle üle saab mõtiskleda. Ja see on selline sügavam küsimus ka ja see on võib-olla ka valus küsimus, et mõnel juhul sa võid tunda, et appi, et see võib olla valus ja nagu vastik, mida see Mailis küsib praegu siin. Aga tavaliselt, kui siia see vastus ongi selline valus ja see kriibib ja võib-olla trigerdab sind, toob mingeid ebameeldivaid emotsioone ülesse, siis see on see koht, millele sa peaksid just otsa vaatama. Nii et ei ole õiget ega valet, aga ma arvan, et see küsimus aitab sul natukene mõelda ja see tegelikult ei kehti ainult siin virtuaalassistendi nii-öelda elus ja töös. See kehtib ka elus üldse ju, ükskõik mida me siin elus teeme. Et ükskõik, kas sa oled praegu palgatöötaja, kodune ema, mis iganes, et nii on ja me tegelikult ju ei taha, et meil tuleb see, et me peame selle plaani ainult siis välja võtma, kui meid elu sunnib, on ju. Me tahaks sellele ette mõelda, nii et see on ka väga hea asi, mida ka siis lastele tegelikult õpetada, mitte hirmutada, vaid lihtsalt natukene rohkem ette mõtlema, et kas me peame ainult sellest et noh, et kui raha tuleb täna, tegelikult rahatarkuse jagajad räägivad, kui raha tuleb täna ainult ühest kohast, siis on väga suur risk, on ju. Vot nii, aga ja siin tegelikult ma vastasin sulle ka küsimusele, sellesama küsimusega ma vastasin ka küsimusele, et miks üldse veebikoolitus võiks olla sinu jaoks see, mida sa mõtled, on ju, miks üldse sul virtuaalassistendina on hea selle peale mõelda, kas see on üldse midagi minu jaoks, on ju. See ongi seesama, et ta on lihtsalt üks võimalustest ja see nii-öelda see ei pea olema ka lihtsalt veebikoolitus, see võib olla lihtsalt mingite digitoodete näol oma klientide aitamine, on ju, et noh, ma kohe hakkan seda 6 sammu jagama, aga ma toon väga lihtsa näite. Mul on üks-ühele mentorlus on täna minu kõige kõrgema hinnaklassiga toode, ta on ka kõige väärtuslikum, ma panen sinna väga palju aega, klient paneb väga palju aega. Ja siis ühel hetkel ma sain aru nagu, et oot-oot-oot, väga sarnane, noh nagu, et nad kõik vajavad neid materjale, mõnel on lihtsalt fookuspunkt natukene võib-olla siin, teisel on seal, aga ma sain aru, et nad kõik vajavad sedasama materjali. No ja siis saigi tegelikult nii-öelda enda tiimiga sinna taha loodud sellised süsteemid, et ma ei pea kogu aeg ühte sedasama asja nagu rääkima uuesti üle. See võimaldas minul tegelikult tõsta minu teenuse hinda. Ehk et ka noh, samamoodi virtuaalassistendina võib see olla see, et sul võib lihtsalt olla mingi back-up, on ju, et see ei tähenda, et sa loobuksid üks-ühele klientidest. Mina ei kavatse küll oma üks-ühele klientidest hetkel loobuda. Nad on väga-väga väärtuslikud mulle, ma väga tahan, nagu mulle väga meeldib seda üks-ühele tööd teha. Aga seda on oluline ka õiglaselt hinnastada ja see on see väärtus, mida ma saan neile juurde pakkuda, ehk et ma saan enda seda toodet, teenust muuta väärtuslikumaks, kui mul on talle midagi muud juurde pakkuda, on ju. Ja ma tegelikult valmistasin teile ette ka mõned sellised mõtted, olles ise ettevõtja, ehk et võib-olla kellegi jaoks olen mina ka selline ideaalne sihtklient, et võib-olla sellised mõtted ja mida siis mina näiteks ettevõtjana enda töös olen vajanud või siis täna vajan. Kuidas meil läheb Õnnele, kas on mõni kommentaar, mõte ka tulnud? Ja siin on igatahes kommentaar, et siit saab igaüks kindlasti midagi kõrva taha panna. Ma olen hästi nõus sellega, et me ei peaks hoidma mune ühes korvis kõik. Et tuleb mõelda neid erinevaid sissetulekuallikaid, sest see lihtsalt maandab riske oluliselt rohkem. Just ja see on ka seesama, et sa ei pea loobuma virtuaalassistendi tööst selles mõttes, et see ei ole nagu see, et ma pean üks või teine, aga why not mõlemad on ju midagi muud. Okei, aga mis siis need 6 sellist sammu on? Noh, tõesti, mul on 10-nädalane programm selle kohta, et mul on nagu väga-väga detailselt see läbi töötatud, aga ma annan sulle siin selle järgneva 10-15 minuti jooksul tõesti selle baasi. Ja kõige olulisem asi, ükskõik kas sa pakud teenust, toodet, mis iganes sa teed. Ja ma tean, et seda on leierdatud kogu aeg ja kogu aeg kõik leierdavad ja Mari-Liis leierdab vist kõige rohkem, vähemalt mu kliendid ütlevad mulle. Ehk et see esimene samm on nagu see üldse, et kas sina täna tegelikult virtuaalassistendina tead, teid on nagu vägevalt palju nagu turul, aga kas sina tead,
kes on just sinu see õige sihtklient, see õige persona, kas sa oled sellega nagu nii detailideni tööd teinud, et sul ei tekigi seda nagu küsimust, et ma tean, et nii seda ettevõtjat ma tahan, seda ma ei taha, seda ma tahan, seda ma ei taha, onju. ja mitte niimoodi, et üks oleks parem või halvem, vaid see, kellega sina naudid kõige rohkem koos töötamist ja võib-olla ka läbi nende kliendi probleemide, on ju, et noh, ütleme näiteks mina olen koolitaja ja koolitaja coach ja minu tiimi siis see back on ju kõik, noh, nad peavad tegelema minuga ja ma olen ka hästi loominguline ja koolitajatega ei ole üldse lihtne et noh, aga siis ongi see, et on nagu assistendid, kes sobivad sellele, nagu neile sobib see tempo on kiire, ma ise olen kiire, onju. ja on mul nii-öelda abilised, kellele see absoluutselt ei sobi. ja ma ei solvu ja ma ei pahanda, lihtsalt on see, et ühele sobib, teisele ei sobi. kas sinul on väga selge arusaam, kes on see sinu sihtklient, kes on see persona, ehk et läbi lõhki, ma lähen siin hiljem ka täpsemaks, ehk et läbi lõhki sa peaksid aru saama, kellega sa päriselt tahad koos teha. et turul, mida ma näengi, ongi see, et nagu ma enne ka ütlesin, et nii vägev, et kui ma 9 aastat tagasi alustasin, siis ma pidin kõike ise tegema. ja see oli nagu noh, et siis ei olnud muud varianti, kui et sa palkad kellegi, loomulikult mul ei olnud raha kedagi palgata. täna on lihtsalt nüüd jälle vastupidi, võimalusi on nii palju, on ju. muidugi saab kasutada Õnnela väga vägevat andmebaasi, kust on jumala äge otsida nagu inimesi et täiega kasutage seda nagu andmebaasi ka, aga lihtsalt sa pead kõigepealt ise aru saama, et sulle nagu sa pead ise aru saama ja ükskõik, kas sa pakud üks-ühele teenust virtuaalassistendina või sa hakkad sinna kõrvale looma ka veebikoolitust, sa pead aru saama persoonast, nii et pane kõrva taha persona ja hiljem selle laivi lõpus ma tegelikult jagan ka, praegu ma ei jaga, et muidu läheb su fookus sinna, et tegelikult seda tasuta võimalust, kuidas sa saad järgnevatel nädalatel sellesse veelgi sügavamalt sisse minna, veelgi täpsemalt koos minuga. teine väga oluline punkt on see, et on idee, on ju, minuni jõuavad ettevõtjad, kes ütlevad, Mari-Liis, mul on selle koolituse idee, ta-ta-ta-ta, on ju. ja mis siis juhtub, on see, et nad nagu lihtsalt, neil on see idee, neil on see pealkiri, aga kui ma hakkan sealt küsima, et okei, et kes see klient on ju, okei, mis on tema suurimad väljakutsed, mured, takistused, siis on aga ma ei tea, mul oli lihtsalt koolituse idee, on ju, et idee on alati üks etapp, aga sellest on vaja nüüd edasi minna. ideest hakata kohe midagi looma, seda ma lihtsalt ei soovita. sa lihtsalt hoiad kokku väga palju aega ja raha, kui sa teed need olulised etapid. Ehk et näiteks täna virtuaalassistendina kaardista ära hakka märkama järgnevate nädala jooksul, millised on sellised korduvad probleemid sinu klientidel. et tõenäoliselt sa saad sellist viis, kui sa oled ikkagi juba nagu tegutsev virtuaalassistent, ütleme vähemalt selline pool aastat, aasta aega mõne kliendiga teinud, siis sa näed, et nendel klientidel on mingi sellised sarnased, sellised korduvad probleemid ja mured on ju, ja mingid küsimused. ja sinu ülesanne on neid kogu aeg kõrva taha panna, kogu aeg, ehk et selle töö kõrval, mida sa iga päev teed, et sa lihtsalt teed, okei, nii aitasin, väärtustasin klienti, pane kogu aeg kõrva taha ja muideks mitte ainult küsimused, vaid kuula ka nende sõnade taha, ehk et kui ongi siin, tuleb ettevõtja, räägib hästi kiiresti, no nagu minusugune, räägib kiiresti, nii selline entusiastlik on ju, oma nagu teemast hästi nagu elevil. kuulage siia sõnade taha, et mis on minu tegelik probleem, on ju, mis on selle sinu ettevõtja tegelik probleem, jälgi neid korduvaid küsimusi. kaardista ja analüüsi, ehk et pane see punkt kõrva taha, vaata, et idee on sul olemas. Aga nüüd ideest ei sünni mitte midagi. Sinu toode, teenus, sinu pakkumine, ükskõik on see veebis või on see üks-ühele aja pakkumine, selle tegelikult määratleb vähemalt alguses, kui sa
veel ei tunne ennast maailma kõige ägedama eksperdina, siis on see, et sinu klient ikkagi ütleb sulle seda, noh, ta dikteerib seda selles mõttes, et ta ütleb sulle, mida tema vajab ja sinu ülesanne nüüd enda see idee, mis sul on, ma panen niipidi siis, see sinu idee on siin ja nüüd on see, mida tema päriselt vajab, nüüd on vaja siia sillakesed vahele ehitada. Vot see on see, mida mina igapäevaselt siis õpetan, millega ma igapäevaselt tegelen ettevõtjatega. Sina saad siin ka hakata mõtlema, et okei, mis siis on sellest ideest ja nende klientide tegelikest vajadustest, küsimustest, mis ma saaks kokku panna. Veel sulle sammuke lähemale, kolmas punkt on see, et kui sa nüüd lähed selle ideega edasi ja õpid seda klienti rohkem tundma ja sa mõtled, et okei, ma võtan siis selle idee ja väga tihti võetakse lihtsalt mingi pealkirja järgi või mulle tundub see pealkiri hea või tegelikult, mille järgi peaks valima, vähemalt veebikoolitusäris on see, vali tulemuse järgi ehk et mitte selle teema järgi ehk et seesama, mis ma ütlesin, mis on kõige valusam ja sagedasem, aga mis loob kliendile suurima väärtuse, mida klient tegelikult tahab. Ma toon sulle näite, mina olen koolitaja, minul on tiimis virtuaalassistendid ja väga tore, minu ju justkui nagu see teenus, mida sina pakud on ja sa pakud mulle juurde aega, väga tore, ma tahan aega ja raha, on ju, kaks asja, on ju. Aga sa ju pakendad seda, see aeg ja raha on lihtsalt, need on ühed sellised, mul ei tule see sõna nüüd praegu ette, ehk et sa saad aru, et mina vajan aega ja raha, on ju, aga minu vajadus on näiteks see, et ma tegelikult vajan sinna taha ka süsteemi ja ma vajan seda iseseisvust, et noh, süsteem on ju, äri ongi süsteem, on ju, ehk et mina täna ka, kui mina võtan endale tiimi inimesed, siis nad teavad minu sellist, noh, baas sellist äristrateegiat, nad teavad minu peamisi eesmärke. Nad teavad, kuhu ma olen oma äriga liikumas ja ma olen neile ära selgitanud, on ju. Et okei, nii, need on need põhinagu vajadused, mis mul on ju. Ja nüüd on see, kui ma palkan endale tiimi inimese, ükskõik on, kas ma võtan ta, noh ongi, ütleme, minul on nii praktikandid on ju, tavaliselt ma nagu alati tiimi palkan niimoodi, et enne tuleb mul inimene praktikale, sellepärast et niimoodi me õpime teineteist tundma, et minul on oluline, et mina sobiksin inimesele ja vastupidi. Ja ükskõik, kas see on siis praktikant või siis ongi see nii-öelda virtuaalassistendi abiline on see, tema peab aru saama, et see suurim muutus, mida mina tahan, ongi see, et ta aitab mul seda ärisüsteemsust üles ehitada ja kui tema seda teab ja kui sina tead ka enda sihtkliendid, kes sul on täna kliendid, võib-olla sul on 3-5 klienti, sul on vaja teada, mis on nende tegelikud eesmärgid. Võib juhtuda, et väga paljud ettevõtjad ei oskagi teile seda öelda, sellepärast et võib-olla nad ei ole käinud minu kursustel või siis see, et nad üldse ei mõtle selle äristrateegia peale, on ju. Et siis on ka väga äge, sa juba eristud teistest virtuaalassistentidest, kus sa oskad küsida seda küsimust. Et kuule, aga mis on su suuremad eesmärgid, mis on su järgmise aasta eesmärgid, mis see üldse on, mis on see suurim väärtus, mida sina virtuaalassistendina saad talle luua ja minul on absoluutselt see, iga asja peale minu armas Sirle võib kinnitada, Regina ka tänaseks võib kinnitada, iga asja peale Mari-Liis ütleb, nii, kas sa tegid juhendi selle kohta, kas sa tegid selle kohta selle, nii, kus see on, saada mulle see juhend, ehk et kas see on kirjas, on ju, ehk et see on minu see praegu nagu vajadus, on ju. Ja see ei tähenda seda, ma olen kuulnud ka virtuaalassistentide käest seda, see ei tähenda, et see kehtib sinu kohta, aga lihtsalt mida ma olen kuulnud ka rohkem kui üks kord, et oi, et aga siis ma võtan endalt töö ära. Ei, sa ei võta töö ära, sa tõstad enda väärtust sellega. Sa tõstad väärtust sellega, et sa kasvadki järgmisele tasemele, selles mõttes, et ega ilmselgelt sa ei taha ise ka 10 aastat teenida täpselt ühesuguseid kliente ühesuguste probleemidega. Sa kasvad ise ka järgmisele tasemele ja see tõstab sinu kompetentse ja täpselt ongi, võib-olla ühel hetkel sa saadki, noh, te teate, virtuaalassistendina see tunnitasu on ikkagi väga nagu tundlik, noh, ilmselgelt me ei saa tõsta seda sellise strateegilise äri või coaching'u tasemele, noh, see ei ole lihtsalt nagu tõenäoliselt sellel
nii-öelda baas tavatasemel, see ei ole võimalik, aga ma olen nõus maksma ka mitusada eurot inimesele, kes loob mulle seda väärtust, mida ma tahan. et küsimus ongi selles, et sa tunned enda klienti ja tead, et see toob talle selle parima võimaliku tulemuse. Vot nii lihtsalt või keeruliselt, kui ma seda suutsin seletada, et Annele või Õnnele siin nagu noogutas, et järelikult midagi nagu jäi sinna kõrva taha ka. ja selles mõttes mind hästi nagu kõnetavadki needsamad kohad, et ma päris tihti juba viimasel ajal räägin ka, et virtuaalassisteerivi assistendina alustamine on tegelikult hüppelauaks. ja sina ise saadki teha ja kasvadagi, ma ütlengi, nimetan kirja ühe assistendi partner või mis sa mõtled, et sa Mhm, toodki välja seda, et vajame üha ikkagi, kes päriselt mõtleb peale, et kuidas sinna jõuda kiiremini. ma usun, et natuke hakkisid, et ma võtan siit üle, aga ja, et ma saingi aru tegelikult sellest, et noh, seesama, et see hüppelauaks on see üks oluline osa selle virtuaalassistendi nagu osast ja see, et seesama, et sa õpid ka ise tundma enda võimeid ja enda potentsiaali tundma, on ju, et ja võib-olla ja see ei tähendagi, et see oleks halb, kui sa jäädki lihtsalt nagu sa tahadki, sulle meeldibki, sa teed mingi teatud arv on sul kliente, see on täiesti okei, aga see ongi see, et sa ise oled sellega õnnelik, on ju, sest et õnne definitsioon on igalühel meil erinev, on ju. nii et mina lihtsalt näitan ja Õnnele siin näitab ka lihtsalt erinevaid võimalusi, on ju. et kõik ei peagi kohe minema kiiresti kõrgele, kaugemale, täpselt see, aga sa tead, et sul on see võimalus olemas. Nii et sulle väike see kodutöö, et pane kirja 3 asja, mida kliendid sinult korduvalt küsivad ja ringita ümber siis see üks, mis on selline suurima võiduga sinu hetke kliendi jaoks, et mis toob sellele kliendile praegu parima tulemuse. et pane need kirja, pärast võid ka, kui kuulad järgi, võid chatis jagada, ma täiega rõõmuga loeks neid. 4. samm. Nüüd on juba see, et oo, sa juba tead sihtklienti, tead juba noh, nagu paremini, tead tema väljakutseid, probleeme, takistusi, on ju. sa juba tegelikult oskad defineerida ära, mis on see tulemus, mida tema vajab ja mida sina saad pakkuda kliendile, on ju. ehk et enne, kui ta hakkab sinuga tööle ja mis on see pärast, on ju, see tulemus, sest noh, selle eest tegelikult inimesed maksavadki. ja, ja siin ongi nüüd see, et kus hakatakse tavaliselt, noh, tihtilugu on see, et see esimene osa jäetakse üldse ära ja see ei ole nagu näpuga näitamiseks või halvustamiseks, vaid lihtsalt ma olen ise ka seal olnud kunagi, aga see on lihtsalt sulle tähelepanu juhtimiseks, et seda esimest osa ei tohi kindlasti ära jätta, see on ülimalt oluline. sest kui sa, noh, hakatakse tagantpoolt, on ju, tavaliselt tuleb mulle, et Mari-Liis, mul on see teema on see ja ma mõtlesin, kus ma filmin ja kuhu platvormile ma panen, noh ja siis ma ütlen talle, et kas sa tead, et see on 10. nädala teema. aga see on 10. samm, et see ei ole esimene samm, on ju, see on nagu täiesti, et enne on vaja eeltööd teha ja see 4. samm, mida ma näitangi sulle või siis räägin hästi lühidalt, ongi see, et selline meetod, et paki see lihtsaks mingiks selliseks meetodiks. siin ma mõtlesin, mis asi see virtuaalassistentide puhul see näide võiks olla, on näiteks, mida mina lasin enda virtuaalassistendil teha, oli noh, näiteks üks asi oli praktikantide onboarding ja teine oli minu kliendi, minu mentorluskliendi onboarding. noh, minu mentorluskliendid maksavad mulle tuhandeid eurosid. see on, me teeme väga pikka koostööd, see on väga, tema panustab rahaliselt väga palju, ajaliselt väga palju, mina panustan väga palju ja ma sain aru, et seal on onboarding ülimalt vajalik ja ta lihtsalt lõi mulle selle juhendi, onju, aga noh, miks mitte turul võib olla veel selliseid koolitajaid, kes vajavad sellist, võib-olla sellist lühikursust lihtsalt, et üldse mõeldagi mingitele asjadele, et onboarding us on ju, okei, miks on onboarding tähtis, see on inglisekeelne sõna, see on siis ma olen ka HR-is seda inglise keeles õppinud, see on siis nagu pardale tulek, on ju, seesama, et see teekond sellest, et kui ta tuleb mul seal tasuta kõnest ja ta lõpetab oma selle 3-kuulise mentorluse, on ju, et noh, okei, see onboarding on seal, ütleme niimoodi 2 nädalat, on ju. et noh,
et nagu võib-olla on sellist asja turul vaja, on ju, ma ei tea, minul on loodud selline asi nagu näiteks ongi minu programm, 10-nädalane veebikursuste loomise programm, veebiäri kiirendi. sinna sisse on mul loodud selgusmudel, mis siis aitab sul 10 nädala jooksul jõuda nullist esimese veebikursuse müügini ja selle kursuse läbiviimiseni 10 nädalaga, on ju. Ja ma lõin sinna mingi mudeli, on ju, ehk et sina saad ka panna nagu mingid sammud kirja. ahah, mida see klient vajab, on ju, et okei, ta vajab sellel teemal, et ta saaks sellist tulemust, klient on praegu siin, ta tahab jõuda siia, ma pakun talle sellist tulemust, mis on need sammud, on ju, mis on need sammud. et sa ei pea seda täna lõpuni teadma, aga see on hea asi, millele mõelda ja sealt võib välja tulla mingid juhendid, mingid freebid on ju, mida sa saad jagada. siin Õnnela jagas ühte väga vägevat, mis ta vibe koodis on ju, noh. minul oli täiega nii, esiteks mind huvitab vibe koodimine, teiseks ma tahtsin seda tunnitasu arvutada on ju seal välja. et noh, sellised asjad, aga ma jäin meelde on ju, noh, ütleme, kui Õnnela pakuks üks-ühele seda, ma jäin talle kohe meelde, tema jäi mulle meelde. ehk et sellepärast, et ta pakkus mulle ettevõtjana väärtust. ja ma tahan küll rohkem ma tahan raha anda nendele inimestele, tahan võtta tiimi endale need inimesed, kes on mulle enne väärtust pakkunud, on ju. nii et see on selline hea koht. mida siis vaadata, et mis see minu need sammud või see meetod on. hästi oluline, müük enne perfektsust, hästi suur viga, mida tehakse, hakatakse looma kursust, on ju. et juba me loome kõik kursuse valmis ja siis vaatame, kas keegi ostab. Never ever ära tee seda, isegi kui kuskil, ma olen kuulnud, välismaa kursustel õpetatakse ja võib-olla Eestis ka keegi soovitab, ma ei soovita sul teha. sellepärast, et sa hoiad kokku väga palju aega ja raha, kui sa nii-öelda testid seda enne. ehk et see metoodika, mida mina õpetangi, näiteks ongi, mul on, noh, ma ei õpeta küsimustega tegema, aga lihtsalt minu metoodikas on sees, et okei, sa teed küsimustikud, sa teed persona intervjuud ja sa teed tasuta sisu enne, kui sa hakkad midagi müüma. ehk et näiteks minu see tasuta sisu, mida ma õpetangi, on strateegiliselt üles ehitatud 4-osaline minikursus, on ju. ehk et mis iganes, neid variante on väga palju erinevaid, aga mõte on see, et sa enne räägid enda sihtkliendiga, kui sa hakkad mingit kursust või midagi nagu suurt looma. et see pea meeles, ehk et sul on vähemalt vaja, vähemalt ühte müüki enne vaja, kui sa seda kursust hakkad valmis looma. Õnnele, sa tahad midagi öelda? ja ma tahan öelda seda, et Mari-Liis räägib nii pikalt ja põhjalikult, et me võiks siin tunde rääkida. et kas me saame nüüd võtta kokku viimase punktiga, et ma saan aru, et see müük oli nüüd see viies oli siis see müügiosa, on ju? ja viimane ongi no viies oligi see, et enne müü, kui sa hakkad kursust valmis looma, ja 6 on tegelikult see, et alles siis sa saad ehitada nagu üles sellise strateegilise müügitunneli, ehk et kaardistad kliendi teekonna, vaatad ära, mis on see tasuta sisust, mis viib müügini ja kuidas sa saad seda korrata ja rohkemate inimesteni viia, on ju. nii et noh, seda ma tegelikult õpetangi siis 2. märtsil algab siis tasuta 4-osaline minikursus, kus ma räägin kõigest sellest nii-öelda ka lähemalt ja pikemalt, nii et Õnnele saab selle lingi sinna panna, nii et, aga sa võid kommentaaridesse panna, mis oli see väärtus, mis sa täna siit kaasa võtsid. aitäh, Õnnele. mul tekkis kohe üks küsimus siia lõppu. et on ju ka sellist, sa ütlesid korraks tegelikult, et välismaal ja mujal vist ka soovitatakse, et enne kui sa hakkad üldse seda suurt mahtu sinna panema, et proovi, et kas sul tuleb üldse selle teema peale müüki, on ju. et kui hakkavad müügid tulema, siis lood selle kursuse valmis hoopiski. mis sinu see arvamus on? et praegu sinu jutu järgi, eks ole, me teeme hästi suure selle põhitöö ära ja siis hakkame, eks ju, aga see on nagu justkui vastupidi. See on absoluutselt vastupidi ja see on, ma ütlen täna, see on ainuõige viis, sellepärast et see tundub, et see on palju tööd, aga tegelikult on see kõige olulisem töö. noh, mida tehakse ära, vaata, kuidas tehakse, sest suur töö tuleb alles veel juurde, see suur töö tuleb. et mul on olnud, siin hiljuti tuligi mulle üks klient, kes oli loonud enda 12-nädalase kursuse, kõik oli valmis salvestanud, kõik asjad, noh, tal oli 100 tunde läinud sinna, kõik materjalid detailsuseni läbi loonud ja mis siis juhtus, no mis te arvate, palju ta seda müünud oli? noh, 1. ehk et tal oli, ta ei teadnud ise, noh, ta ei üldse mitte paha pärast, aga oligi, no sellepärast tal oligi mind vaja, on ju. sihtklient oli kaardistamata, kes tal see persona oli, kursus oli kõigile, ta tegelikult ei teadnud.
kes tal see klient on ja pigem on see, et see teekond, mida mina õpetan, ma õpetangi see, et me teeme enne selle olulise strateegilise eeltöö ära. Ja see kehtib nii üks-ühele teenuse puhul kui ka tegelikult veebikursuse puhul, vahet ei ole, see eeltöö tuleb ikkagi ära teha. Ja me teeme selle enne ära, et sul oleks hiljem lihtsam ja viimane nagu mõte, et ei jääks valet arusaama, mida ma kuulen ka, see on siis see minu nii-öelda sihtklientide kahtlus on alati see, et no kuidas ma lähen kursust looma, kui ma ei tea, mida ma loon? No sa tead tegelikult, sa teed endale visuaalselt ära need moodulid. Sa ju tead oma enne ja pärast tulemust, on ju, sest noh, mina õpetan seda tegema. Aga sa ei tea detailideni, sa ei pea teadma, mida sa teed. Kui sa teed esimest korda asja läbi, siis inimesed jooksvalt ütlevad sulle, et kuule, me vajame seda, seda, seda. Vot see ongi see, et sa teed kursuse nendele inimestele, kes on sul juba tulnud pardale ja kes päriselt seda vajavad ja saavad sellest väärtust, mitte lihtsalt digiprügi, on ju. Me jagasime siia ka kursuse linki, nii et minge põgusalt vaatama, liituge sellega, sest no, see on täpselt see teema, et ma näen, kuidas Mari-Liis räägib seda, ta võiks tunde rääkida sellest. Meil on kahjuks piiratud aeg, ehk see on nagu hea võimalus minna Mari-Liisi käe alla toimetama ja vaadata, kuidas hakkama saab. Ja see on väga hea, et ikkagi see persona paika panna. Ma tean, et osad ütlevad, et okei, et ei ole vaja, aga see lihtsustab sulle ei ütlemist. Kui sa täpselt tead, kellega sa tahad koostööd teha, siis on väga Just. lihtne ei öelda ja minnagi tegelema nende klientidega, kes päriselt on sinu omad. Kuulge, nii intensiivne ja äge esmaspäevane kohvipaus oli siin, et infot oli nii palju, et seda peab täiesti üle kuulama minema. Nii et aitäh, et sa siin olid, Mari-Liis, ja aitäh, et te kommentaarides kaasa elasite. Kui te järgi kuulate, siis kindlasti küsige ja Mari-Liis läheb vaatama pärast sinna ehk jagab ka veel ja mõtteid. tagige mind ära ka, et kui te tahate mingit kindlat vastust, et ma ise siin hüppan järgmisele asjale, aga ma vaatan kindlasti üle, aga tagige, siis ma näen ka. Ma olen üli-üli tänulik aja eest, aitäh. Ja tšau. Tšau.